tiivad, noh. Tiivad? Aga kas ei oleks siis need inglid? Täitsa lõpptarvet, ma olen inglid. Mina küll lendama ei hakka, ma ei kannata kõrgustki. Nojah, tead, nüüd on lugu selline, et kui see on töölepingus kirjas, siis olgu peale. Võib ju lennata ka. Aga kindlustus olgu korralik. No lendama mina nende riietega küll ei hakka. Nii pole üldse stiilne. Aga kust on pärit tiibade süled? Kas need on kanadet varastatud? Mina keeldun osalemast igasuguses loomavastases aktsioonis. Oh, kullakesed, mis te muretsete? Ellikene, sina lenda hästi madalalt. Siis ei juhtu sinuga mitte midagi. Ja Milli, need suled on ju inglitelt. Kanad tervise pärast küll ära muretse ja üldsegi. Kanad ei oska lennata. Kas keegi oleks nii lahti ja seletaks, mis siin toimub? Olgu, asi on nüüd nii, et kõik päkapikud saadeti jõuluvanaks õppima, sest 50 aasta pärast nõudata katastroofilist pensionile minekut. Me tulime konkurssiga päkapikkudeks. Nii äge! Kuulge, see oli ikka tänaseni meetetöö. Asrikene, ei saa töölegi hakata. Juba lastakse lahti. No kuule, et sa teaks. Meie riigis on mehed ja naised kõik võrdsed. Isegi korstnapühkjaks võivad kõik hakata. Asi siis mul päkapikku mängida. Mis asja tead? Korstnaid mina küll ei puhasta. Nii võib küüned ära mutta. Ei noh, see on lihtsalt vana traditsioon, et päkapikud on mehed. Ära nüüd hullu, pole midagi. Nagunii meil pole aega neid uusi otsida. Äkki tutvustaksite ennast? Rilliruik, Elli Eik, Milli Mauk, Silli Sõik. Mina olen Valli Vaik. Ma olen Valli Vaik. Milli! Ja ongi kõik, teist nime polegi. Aitab küll, ma saan ühe nimega ka aru, millest jutt saab. Kuulge, see tšikk on küll veits külma saanud. Seda ma arvasingi. Küll sina oled ikka tubli poiss, kui sa terve konkurssi niimoodi läbi tegid, et mitte keegi midagi aru ei saanud. Tema ise korraldaski ju selle. Nii lahe. Ma tahaks ka vahest hoopis mees olla. Ma sain juba enne aru, et see pole naine. Vot see tagantjärgi tarkus pidi ikka kõige parem olema. Pole küll tarkust midagi, lausa pime peaks olema. Kas te siis ei näe? Tal on jalad raseerimata. Kuule, Voldemar, mida sa siin teed? Tead, ei jõudnud enam teist konkurssi korraldada ja esimese korraga tuli ainult 6 päkapikku ja need ka plika. No aga milleks need parukad ja värgid? Stiili mõttes, kui peab olema 7 päkapikku, siis olgu 7. Ega ühe puudumise pärast kontorit kinni panna. No ega midagi. Meil on vaja minna poodi ja kingitusi juurde tuua. Seadke end valmis. Ma tean. Tule. Kas teie ka neid nägite? Keda me nägema? No neid kahte täpilist selli. Kas keegi käis siin? Appi ma kardan. Mida te ajate, ei ole siin kedagi? Ahaa! On ikka küll, roni kohe välja! No ei, väike. Mis te kisendate, hirmutate veel vaese loomakese ära? Aga vaadake, milline eksemplar Karli kleegiga puha. Ja veel missugune saba.
tere päevast, mu daamid! Te ei pruugi mind väljata, aga mina olen härra Rott, pankrot, kirikurotti lugupeetavast suguda. Kuule, mida sa teed sinna? Tead, raske taada. Tänapäevases majandussituatsioonis ma vajan poliitilist varjupaika. Saad aru, isegi kirikus koondatakse. Ta mõtles, et jõuluvana, imede poiss. Olen sinu juures ja... Ei ma võiksin isegi su siia jätta, kui sa täidad 2 tingimust. No saab ikka. Esiteks, ei söö sa midagi ilma luba küsimata, kaasa arvatud tool ja lause ja sahvri ust. Mida sa õigemist mõtled? Ma saan üleüldse noort ja kahvliga. Teiseks, ütle mulle päris ausalt, kas sina ka nägid neid 2 täpilist selli, kes siin tantsimus käisid? Tõesti ausalt? Ei no, absoluutselt ausalt. Ma võin oma taba nimel väita, et ei näinud. Ei, aga kui sa tahad, ma võin öelda, et nägin. Lõpeta häda, tee midagi kasulikku, pese nõusid või maga parem edasi. Ja meie oleme poodi. Ja sina ka valli. Paul tuleb nüüd. Vist ma ei tea.
et siit on mida valida. Hakkame tööle. Kohe praegu või? Ei noh, kuna siis veel? Meil vaja kingitused pakkida, aadressi peale kirjutada ja... Mina ei saa praegu midagi teha. Mina tahan vanni. See poes käib ütles naha märjaks. Mina küll pakke tegema ei hakka. Ma nägin, seal on ilutõestik ka. Äkki mõni plahvatab. No kui sa seda ise juhuslikult põlema ei pane, siis ei juhtu midagi. Oh my god, kui lahe! Mina jälle närvin kaardi peale kõik kohad, kust on sulle kirju saadetud ja siis teen pingerea ja uurimustöö, kes nad on vanusiselt ja üks värvi ja kaalu järgi. Lõpeta ära! Meil on vaja kingitusi pakkida. Uuri suvel, kui tahad. Siis. Mina ei jõua enam tööd teha, ma olen juba täiesti väsinud. Pealegi, siin toidetakse ebatervistlikult. Hommikusööks oli singi võileib, aga mina olen taimetoitlane. Loomade söömine on kannibalism. No ja ära siis rohkem porgandeid, aga töö tuleb ikka ära teha. Niimoodi ei tohi daamidega käituda. Kas sa näed nüüd, mis sa tegid või? Daami, näed või, need mis jama sa meile kaela tõid. Ma ei saa neist aru, nendega ei ole võimalik asju ajada ja pealegi nad ajavad mu poole päevaga lolliks. Mina ka ei tea, mida teha. Võtame õige roti appi ja hakkame Minust oli juttu. Mis sa siin passid? Näed, et naised pole asja. Mis ta sasja ei ole siis? Te ikka, ma ei tea, te ikka jagas ka naisterahva hinge või? No ja sina jagad. No ikka jagan. Sa näed. Mis ma vastu saan? Sa parem ära hakka, muidu ma olen siis saba maha. Küll, juba närvid läbi ju. Hakka juba peale. Tere päevast, mu daamid! Ja see suured, me oleme siin jõuluvanaga mõelnud ja me oleme väga tänulikud selle väsitava tööpäeva eest, mis te meile siin kinkinud olete. Ilma teieta me ikka ei saa hakkama. Isegi usud, mis sa räägid või? Teie usinad, pehmed väikesed käekesed suudavad luua tõelist jõulumeeleolud. Ja palun, tulge kingitusi appi pakkima ning sodima, palun. Sina ei tead, sina oskad kõige paremaid jõulukaarte teha. Ja sina, Silli, sina oskad kõige ilusamaid jõulusalme teha. Ja pärast saate kõik Prii pääsme spaasse. Oh my god! Ja me tuleme! Aga respekti palun rohkem meie vastu, eriti jõuluvana. Kuule, Rott, kes sellest paavärgi kinni maksab, sina või? Rahu. Iga asi omal ajal. Teada. Tuginedes meie panga andmetele, pean 8 tundega teatama, et teil on siin pankrot. Mis sa valetad, ei ole. Teie arvel puuduvad vahendid firma edasiseks töös hoidmiseks. Lahendus tuleb leida 3 ööpäeva jooksul. Vastasel korral kuulutab pank teie tegevuse lõpetatuks. Kuna teie paberite uurimine kulutas palju vahendeid, arestime ka kingitused. Meie töötajad ootavad jõulupreemiat suurepäraste töösaavutuste eest. Mis ajad? Mul peaks raha olema nagu muda. Näita siia! Aga palun. Mis asja? See ei saa nii olla. Meil on igasugused aktsiad investeeringud. Kasum peab olema täitsa korral. Mingi kamm siin on. Lase Heidet. Vabandust, daami, uurivad seda asja. Tohib teid paluda. No kui ma tahan olen, siis võib, ei teha ei või. Ja lõppude lõpuks me võime ju natukene odavamalt ka läbi ajada. Jah, lõppude lõpuks on jõulud rahuaeg, mitte raha. Mis ta käib? Väike Peeter tahab endale jõuluks hobust. Hobust? Kui vana see Peeter on? 16.
16. Kohe näed lapse arvu. No nii noort laste võib hobuse lähedalegi lasta. Kingime talle parem hobuse raua. Ei mängi välja, metall on kallis. Jah, aga kingime siis hobuse pildi. Hea vaadata ja seljad ka ei viska maha. Nii, Paula ootab jõuludeks make-upi. Oota, kui palju see maksab? Lõpeta ära! Kui vana see Paula on? 65. Mis me siis teeme? Pane paatsid ja liivapaberid. Olgu nii. Jaak tunneb puudust käekellast. Kui vana see Jaak on? Ei tea, pole kirjas. No, vaat see kell on niimus asi. Vanasti said kõik suurepärased ilma selleta hakkama. Läksid õue, nägid kohe ära, kus on õhtu või hommik. Pane taskukalender, ikkagi ajanäitaja. Nii, taskukalender. Nii, Malle, 12, tahab push-upi. Mis asi see veel? No, see on... Ma ka ei tea täpselt. Kuidas te ei tea? See on daamidele, see tõstab püsti. Oota, mismoodi püsti? See on mingi tõrtuk või? See on mingi pesuhark. Riided istuvad siis paremini. Ärge siis sogage. Algul istuvad, siis on püsti. Pane talle rull MacGyveri teipi, siis teiste ka. Lugu on järgmine. Raha pole arvetel sentigi. Kõik aktsiade investeeringud on põrunud. Jah, tegelikult seis on suhke. Ime, et veel elektrit pole ära võetud, viimane arvegi maksmata. Kes ei hoia? Ma löön üle, siis vaatame, kas üldse jagub. Siis on teega. Odamoodi kui üle jääb. Kui ennem oli kõik puudu ja nüüd on kõik siin, siis on nüüd kõik üle. Kes segakas valli, kui on palju raha maitses suus. Raha mängib elus kui rolli, rahvas on arvastus. Kes segakas valli, kui on palju raha maitses suus. Raha mängib elus kui rolli, rahvas on arvastus. Kõrgemates olgu anneva, pole elu ilma raha. Süüa maasame vaesida, ümida. Ainult on jalgale,
Kunagi olid lapsed õnnelikud, kui nad said piparkooki ja kommi. Aga näe nüüd, ei viitsi mõni pakilegi järgi tulla. Kuule, lõpetaks selle jama ära ja sõidaks kuhugile sooja maale. Aga mis siis jõuludest saab? No mis seal ikka saab? Oli, enam ei ole, miski pole igavene. Me võiksime näiteks tööle minna raha teenida. Ja makana ikka treeneriks. Mina võiks vahvleid küpsetada. Mina võin vahvleid rulli keerata. Mina võin loegu pidada loomakaitsest. Aga mina hakkan kosmeetikuks. Ma kirjutan sellest kõigest ajalooda. Mina ka. Mis asja? Mina hakkan jõuluvana memuaariga. Lõpetage ära, meil ei ole selleks aega. Lahendus tuleb leida kohe või kontor kinni panna. Mina olen kõiges süüdi. Süüdistage mind. Mis seal hakkas? Ärge takistage mind rääkida, see kõik on tõsi. Mina olen kõiges süüdi. Ei ole sul midagi nii kõva mees. Rahule maha. Mina olen kõiges süüdi. Südametunnistuse lubada vaikida. No nüüd hakkas taariks, jah? Mina olin see, kes läks panka ja sõi kogu paberraha ära. Mine too! Miks sa seda tegid? Te ei kujuta ette, see maitsega on need turvaelemendid. Ei noh, laksu aga nüüd. Aga ikkagi ma olen kõigis süüdi. Ja mina ka teid ka päästan. Mismoodi? Närid veel midagi ära? Tulge minu järele. Ei noh, võib ju minna. Kaotada ei ole midagi. No jah. Siia on tulemas keegi, kes tahab meiega rääkida. Pole on päris lähedal juba. Ma kohe vaatan täpsemalt. Mene
äkki midagi. Tähelepanu! Pendel number 17 näitab. Raisk, midagi näitab. Kuradi neetud veeshooned siis. Ma tunnen lõhna. Ma ka tunnen. Kellegi sokid haisevad. Ei. Ma tunnen Chanel number 5. Escada. Mis jama see on? Tal on midagi punast. Pikk saba. Palju jalgu. Nii kuradi lohemadu. Nemad seal on need, kes aitavad sind siis, jah, kolmekesi seal, jah, noh, kui sa ei tea, mida teha, jah, mine. Kuulge, mul on pankrott ja ma ei tea, mis sellega peale hakata. Mis ta ikka teha? Rotti tuleks puuris pidada. Süüadke juurikaid ja pühapäeviti juustu. Ärge jamage, mul on tõsine häda käes. Nali oli. Siit nali oli. Rahu. Vaatame, mõtleme. Kus mu kaigas? Mõtle. Tal on kusagil 10 miljonit. Kutsume parem lipstokki. No mulle meeldib Andres Ansip. Meeldib. Ega see missivõistlus ole. Ansipit ei kutsu. Tema ütleb, et kõik on korras, et me ei saa lihtsalt aru. Nii ei lähe. Hea küll, ma proovin esimesena. Round 1. Kallis rahva! Mina, Barack Hussein Obama, tänan, et mind järgmiseks USA presidendiks valisid. Ma luban, et täidan oma lubaduse veel rohkem lubada. We can do it!
pankrotti probleemi. Mis pankrotti? Mina ei ole mingis pankrotis. Mis värk siin üldse toimub? Kus ma üldse olen? No sa oled Põlvas, no. Põlvas? Oh shit. Sorry. No, sellest oli küll kõvasti abi. Round Q! O Elvis! Mu arm! Mu moosa! Lõpuks saame koos jämmida. Tule siia. Mida ma teen? Aru. Kõik naised sulavad. Muidugi nägin! See oli Elvis! Ei! Neid kahte täppinud selli! Mis täppinud? Sa oled Elvis täppiline, sõna abu! Egas midagi, minu kord. Round 3! Seest
asjadega ei tegele. No üldiselt jah, aga vot sinuga tegeleks küll. Sa oled mul juba mitu hinge käest ära võtnud enda totakate jõuludega. Mõni hakkab just kõrvu pea alla panema, siis vaatan mina, et saangi enda aastaplaani täis. Ja siis midagi, jõulud. No ei taha mitte keegi jõulude aegu hinge heita. Juba 3. aastat järjest oleme jõulupreemiast ilma jäänud. See kõik on sinu süü. Mis sa tükk ja jaurad? Ja seda sa võiksid teada ju, et jõuluvanad ei suregi ära. Noh, anna siis mõni päkapikk vahetuks kaubaks. Ei anna! Kuule, saadad ära minema. Daamid ei saa ees magada. Hea küll. Daamid, hakkame minema. Lähme, jah. Oodake korraks! Mul tuli midagi siia kohvipaksu peale. Tigu, toru, tabu. Ei, see ei ole see. No see on tõde, no sa ikka ei mõista mitte mida. See on küll tõe hetk. Mis asja? Tõehetk muidugi! Teie pääsemine Tõehetke saatesse. Edu teile! Olete valmis? Rõõm kohtuda julgete ja ausate inimestega, kes on kõigil eeskujuks. Ja täna valisime välja eelise kuju ja ma nime jõuluvana ja ta väidab, et ta ei oska valetada. Nii et tutvustame teile tänast saatekülalist ja helimees palub filmi. Tõehetk. See on saade, millest räägib kogu maailm. Nüüd jõuab see ka Eestisse. Tõehetk on lihtsaim mäng televisiooni ajaloos. Ei ole vaja tohutuid teadmisi. Peab vaid olema aus ja rääkima enda kohta tõtt. Meie järgmise osale nimi on Jõuluvana. Vanust on vanamehel juba mitusada aastat. Töötab või õigemini töökohaks on ta Lapimaa kuskil Soomes ja teda aitavad vahel ka päkapikud. Hobideks on tal kujund ujumine ja aeroobika fitness tants. Vahel teed ka sepatööd. Seega panime jõuluvana põllumärgraafmasina külge ja esitasime talle 50 piinlikku küsimust, millest 5 valisime välja ja neid küsime ta käest otse eetris. Küsimused pärinesid elu erinevatest valdkondadest. Tal polnud kerge seksi küsimustel vastates rahulikuks jääda ja ta higitas palju kogu aeg. Pole küll sellist asja juhtunud, aga liigne higioja, mis jõuluvana eritas, lõhkus meie parema masina ära. Seega pidime kasutama natuke vanemat ja katkist põllumärgraafmasinat. Kuna jõuluvanale SMS laenu ei anta, siis otsustas mees tulla saatesse Tõehetk õnne proovima. Kuna mees väidab, et ta ei oska valetada, võimalik on võita 230 000 krooni, kui kõik vastused on tõesed. Vale vastuse korral langeb ta välja nagu silikon naise rinnast ja saab saate produtsentide käest saapaga taguossa. Soovime seega palju õnne meie järgmisele osalejale. Nüüd vaatame, mida räägivad jõuluvanast tema sõbrad Soomest Jämsenkoskist. Ilus pikk poiss, tantsib hästi, laulab hästi. Noorem kui mina, andekam kui mina, vähemalt laulmise osas, ma arvan. Hästi tantsib.
elab pealinnas. Ja ma arvan, et tal on rohkem lööki tüdrukutel kui näiteks teil. Ta on... kuidas ma ütlen, ta on ta on normaalne korralik kodu. Ma arvan, et seal on palju pudeleid. Tantsis kunagi. Tal on Põlvas pruut. Kunagi kunstikoolis ta oli modelliks. Ta viib pudelid ära ja siis joob. Ja siis tal tulevad uued pudelid. Ja siis ta viib need jälle ära. Ta on nii ilus, et ma ei kommenteerida üldse. Odavalt ennast ei müü. See on üks niisugune tibi, kelle ainus eesmärk on tähelepanu tõmmata. Ma ei hakka pikalt keerutama ja nii, et alustame esimese küsimusega. Kas sa oled kunagi purjus peaga saani juhtinud? Jah. Kuulame vastuse. See vastus on... Kuidas see siis juhtus, et purjus peaga sõitsid? Külm ilm oli ja kinnitusi viisin lastele. Saani läks ja... Jah, tubli. Ma ei hakka pikalt keerutama, lähen teise küsimuse juurde. Teine küsimus. Kas sa oled mingil moel erutunud, kui lapsed selle põlvel istuvad? Palun vastus. Ei! Kuulame vastuse. See vastus on... Kuidas see siis juhtus? Hea küll, ma ei hakka pikalt keerutama. Läheme edasi kolmanda küsimuse juurde. Kas sinul on olnud päkapikkadega intiimsuhted? Oi, mäng katkestati. Seda küsimusele vastama ei pea. Aga ma ei hakka pikalt keerutama, läheme järgmise küsimuse juurde. Oled sa valmis? Jah. See küsimus võib olla natuke šokeeriv. Oled sa valmis? Jah. Kas sa oled alasti raha eest poseerinud? Jah. Kuulame ära vastuse. See vastus on... Kuidas see siis juhtus? Noor oli ja raha oli vaja. Tubli. Pole hullu, elust tuleb igasuguseid asju ette. Aga ma ei hakka pikalt keerutama. Tuleb kõige järgmine küsimus. Ja see on vahel. Kas sinu firma on pankrotis? Ei! Mitte mingil juhul! Kuulame vastuse. See vastus on...
aplaus! Kahjuks ei suutnud jõuluvana viimase küsimusele vastatud ausaks jääda ja sellega meie mäng lõppenud. Võtta see tool ka. Ja aplaus jõuluvana. Kohtume järgmise nädala. Miks te arvate, et minu mure teile muret teeb? Millele me kaebame? Kelle või mille üle peaksime meie teiega koos kaebama? Tulge, kas te olete ka arst? Oleme, ikka oleme. Mille üle kaebame? No, ma näen aeg-ajalt tippi ja täppi, aga teised ei näe. Või nii, et me näeme siis tippe ja täppe. Väga huvitav. No ei ole huvitav, no täitsa totakas tunne on. Kas ma hakkan ära keerama või kas teil on ka tipp ja täpp? Kirjeldage nüüd palun. No, nad on sellised täpilised ja tantsivad. Päris hästi tantsivad, aga teised ei näe. Vot selles on probleem, no. Me arvame, et te sattusite vale arsti juurde. Pöörduge palun silmaarsti juurde. Tema tegeles sellega, kui täppt hakatakse nägema. Head päeva. Tore on! Ja mis see siis on? Mul ei ole headesse uudistesse enam usku. Hea uudis on, meil on hea uudis. Tulen just panga nõukogu koosolekult ja teie pankrotiotsus on ära muudetud. Seoses jõuluvanade pikaajalise ealisusega on teile antud piiramatu krediit 500 aastaks. Praegune madalseis kestab ainult 1 sekund ja see ei näita midagi. Seega on olemas 2 asja, mis ei allu muutustele. Selleks on jõulud ja rahavõim. Seega me võime jätkata koostööd. Kui laul, nad ise laulavad ja mis lõpub ka.
kohtade juurde. Eesriie on sulgunud. Ma tronisin siia lavale suure raske kotiga, kalli habemega. Aga jõuluvana ei ole. Hoopis selleks, et öelda tänase publiku poolt suur tänu selle etenduse meieni toojatele. Enda nähtud vaeva eest, selle emotsiooni eest, selle meeleolu eest. Seal on emotsioon laes. Ja kuigi minul isiklikult eelnevast võrdluskogemust puudub, siiski arvan, et tohib öelda umbes nii, nagu Rocki president iga kord olümpiamängude lõpetamisel ütleb, need olid kõigi aegade kõige suuremad, kõige paremad mängud. See oli Põlva Ühisgümnaasiumi kõigi aegade parim jõuluetendus ja ma palun tehke see uuesti lahti.
on teile tänu publiku poolt. aitäh!